Nii, täna siis on meil kavas rääkida käitlusteenuse hankimisest. Meil on valmimas järjekordne juhend kohalikele omavalitsustele jäätmereformi elluviimiseks. Meil on varasemalt siis valminud sortimisjuhend või siis liigiti kogumise juhend, kohalike omavalitsuste ja taaskasutusorganisatsioonide kokkuleppe juhend, jäätmeveo teenustasu juhend, mis siis keskendub suuresti ka alternatiivsele korraldatud jäätmeveole. Ja nüüd on valmimas käitlusteenuse juhend. Hetkel on see veel meie oma inimeste poolt üle vaatamas, mustand on valmis ja loodan saata selle siis nüüd uue nädala alguses nii jäätmekäitlejatele kui ka kohalikele omavalitsustele ülevaatamiseks, kommenteerimiseks, et mida juhendis veel võiks käsitleda. Nii, aga täna siis räägime selle juhendi siis mustandi põhjal. Kõigepealt räägin mina ja seejärel ma annan sõna Keskkonnaametile, kes räägib siis oma vaatest lubade poole pealt, Kotkase poole pealt, siis Annika Bertmann räägib. Ja ma olen palunud täna rääkima ka mõned jäätmekäitlejad, keskkonnateenuste poole pealt siis Bruno Tammaru ja Enefiti poole pealt siis Kaupo Järve. Nii, aga ma arvan, et hakkame pihta, et inimesed veel kogunevad, aga siis ärme aega viida, et päris oluline teema on meil täna käsil. Nii, aga ma nüüd hakkan jagama ja loodan, et ilusti toimib. Nii. Ja on ilusti näha. On ilusti näha, väga hea. Järgmine slaid. Kõigepealt siis, kui me räägime käitlusteenuse hankimisest, siis milliste jäätmeliikide puhul üldse kohalik omavalitsus käitlusteenust hankima hakkab? Põhimõtteliselt tuleb käitlusteenus hankida kõikidele nendele jäätmetele, mille käitlust kohalik omavalitsus või mille kogumist kohalik omavalitsus kuidagimoodi korraldab. Aga omavalitsus ei hangi siis käitlust nendele jäätmetele, mis kuuluvad laiendatud tootja vastutuse alla. Siin ma tõin nüüd ära erinevad variandid. Selle sinise kasti sees on need jäätmed, mille kogumist kohalik omavalitsus peab korraldama ja mille puhul ta peab korraldama siis ka käitluse. Need on segaolmejäätmed, biojäätmed ja sinna alla kuuluvad nii köögi- ja sööklajäätmed kui ka aia- ja haljastujäätmed. Siis plastid, metallid, klaas, puit, need on siis need, mis tekivad, mis on olmejäätmete kategoorias. Kui vaadata jäätmenimistut, siis 20 koodiga jäätmed, tekstiilijäätmed, samamoodi need, mis kuuluvad siis olmejäätmete hulka. Ja siin on üks tähelepanek, mis puudutab tekstiilijäätmete siis tootja vastutust, aga mul on hiljem üks slaid, kus ma räägin sellest natukene täpsemalt. Siis suurjäätmed, ohtlikud jäätmed, mis tekivad siis olmes, ehk siis need 20 koodiga ohtlikud jäätmed ja kõik muud jäätmed, mille kogumist kohalik omavalitsus kuidagimoodi korraldab. Need kogumise korralduse viisid võivad olla siis erinevad, sinna alla kuulub korraldatud jäätmevedu, jäätmejaamad, avalikud konteinerid, kõikvõimalikud kogumispunktid, omavalitsused nimetavad neid ka erinevalt, et on keskkonnapunktid, jäätmepunktid või ka siis lihtsalt mingisugused avalikud konteinerid ja ka kogumisringid. Et kõikide nende kogumisviiside kaudu kogutud jäätmete puhul siis tuleb käitlusteenus hankida. Ja välja arvatud siis need jäätmed, mis on tootja vastutuse all. Nüüd
Osade tootjavastutuse all olevate jäätmete puhul kohalik omavalitsus peab ikkagi ka kogumist korraldama. Need on siis nüüd uue seaduse sätte alusel pakendijäätmed, kui nüüd tehakse uued hanked. Ja siis sortimismääruse alusel tuleb siis jäätmejaamadesse vastu võtta ka patarei ja akujäätmeid ja elektroonikajäätmeid, et neid küll kohalik omavalitsus kogub, aga siis käitlust ise ei korralda, vaid need tuleb üle anda tootjavastutuse organisatsioonidele. Ja kohalik omavalitsus võib veel koguda muid tootjavastutuse alla kuuluvaid jäätmeid, näiteks siis vana rehvid tihtipeale võetakse näiteks jäätmejaamades vastu, mõnel pool ka põllumajandusplasti ja muid selliseid jäätmeid, mis on tootjavastutuse all, aga jällegi, et omavalitsus ise siis käitlust ei korralda, vaid need tuleb üle anda siis tootjatele või tootjate esindusorganisatsioonidele. Nii, liigun edasi. Nüüd hankelepingud, siis kõikide nende jäätmete käitluseks, mis ei ole tootjavastutuse all, sõlmitakse hankelepingud. Kui kohalik omavalitsus hakkab ette valmistama hankeid, siis kindlasti varuda selleks piisavalt aega, et me siin varem oleme omavalitsustelt selle kohta küsinud ja omavalitsused ise siis hindasid, et see võib, see protsess alates ettevalmistamisest kuni siis lepinguni võib kesta seal, keskmiselt ütleme 6 kuud. Kui näiteks vaidlustatakse hange, siis kindlasti see aeg veel pikeneb. Enne seda, kui hankeleping on sõlmitud, ei ole võimalik korraldatud jäätmeveehanget välja kuulutada, sellepärast et korraldatud jäätmeveehankes tuleb ära tuua jäätmekäitluskoht või kohad, kuhu need jäätmed siis üle antakse, kuhu jäätmevedaja need jäätmed siis üle annab. Kui seda ei ole ära toodud, siis ka jäätmevedaja ei saa kuidagimoodi pakkumist teha, sellepärast et ta ju peab arvestama sellega, kuhu ta need jäätmed, eks ole, transpordib. Käitlusteenuse tellimiseks omavalitsus sõlmib vähemalt 3 eraldi lepingut. Isegi juhul, kui need käitlejad on samad, et kui juhtub, et omavalitsus teeb hanked või ühe hanke, mis on jagatud 3 osaks ja kõik need võidab sama pakkuja, siis ikkagi sõlmitakse eraldiseisvad hankelepingud niimoodi, et nad on üksteisest täielikult sõltumatud. Eraldi siis kindlasti tuleb sõlmida biojäätmete käitlusleping, eraldi segaolmejäätmete käitlusleping ja ülejäänud jäätmete käitluseks võib sõlmida ühe lepingu. Ja hankelepingu kestus võib olla kuni 5 aastat. Võib olla lühem, mõnel juhul omavalitsus võib pidada mõistlikuks näiteks 1-2 aastase lepingu sõlmimist, näiteks biojäätmete käitluseks, kui on teada, et on tulemas mingisugune uus käitluslahendus piirkonda, siis võib täiesti teha ka lühema hanke ja siis mingi aja pärast siis uus hange teha. Et saada osa sellest laienevast turust nii-öelda, et saada parem pakkumine. Nii. Nüüd panin sellise värvilise slaidi siia. Selle mõte on see, et tahan juhtida tähelepanu, et enne kui te hakkate käitlusteenust hankima, siis tasub ära kaardistada, et mis kogumisviise te kohalikus omavalitsuses üldse kasutate jäätmete kogumiseks ja mis jäätmeid te nende kogumisviiside kaudu kogute. Mõte on siis selles, et kui te valmistate käitlusteenuse hanget ette, siis võib olla mõistlik selles ühes hankes hõlmata ära kõik kogumisviisid. Et ei tekiks seda olukorda, et näiteks te valmistate ette uut korraldatud jäätmeperioodi ja biojäätmete käitlushankesse, siis ütlete sellele käitlejale, et tema saab need jäätmed, mis kogutakse korraldatud jäätmevee raames. Aga tegelikult te kogute biojäätmeid ka jäätmejaamas. Võib-olla toimuvad teil biojäätmete, näiteks haljastujäätmete kogumisringid mingil perioodil aastas, et ei tekiks seda olukorda, et siis
kui te tahate neid haljastujäätmete kogumisringe korraldada, et siis peab hakkama hankelepingut muutma või hoopis uut käitlusteenuse hanget selleks korraldama. Et see oleks nagu liigne ajakulu võib-olla, et kindlasti ise saate hinnata iga jäätmeliigi puhul, aga ma tõin siin välja need võimalikud variandid, et näiteks segaolmejäätmeid siis kindlasti kogutakse korraldatud jäätmeveo raames, võib-olla võetakse vastu ka jäätmejaamas, et võib-olla mõistlik ühildada. Ohtlikke jäätmeid näiteks võetakse kindlasti vastu jäätmejaamas, võib-olla korraldatakse ka ohtlike jäätmete kogumisringe ja võib-olla on mingisugused kogumispunktid veel omavalitsusel, kus ohtlikke jäätmeid vastu võetakse. Et tasub see kaardistus ära teha, vaadata, kus siis mingisugused jäätmed teil tulevad ja kaaluda, et kas tasub panna ühte hankesse need. Nii, liigun edasi. Jäätmejaam. Päris palju on küsitud jäätmejaama kohta ja sellepärast ma selle slaidi siia panin. Jäätmejaam ei ole osa ei veoteenusest ega ka käitlusteenusest. Seetõttu peab jäätmejaama, kui teil on vaja hankida jäätmejaamale nüüd operaator, siis see hankida ikkagi eraldi. Jäätmejaam on ju koht, kus võetakse elanikelt vastu erinevaid jäätmeliike. Neid jäätmeliike, mida siis tekkekohalt ei koguta ja mida siis nii-öelda sortimismäärus kohustab jäätmejaamades vastu võtma. Et jäätmejaam on siis jäätmete vastuvõtmise koht, ta ei ole osa veoteenusest ega ka käitlusteenusest. Ja jäätmejaama haldamise kulu on nii-öelda kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse kulu ja seda ei või niimoodi nii-öelda peita siis korraldatud jäätmeveo-teenustasu sisse. Jäätmeveo-teenustasu peab olema ikkagi läbipaistev, inimene peab aru saama, mille eest ta maksab, kui ta jäätmete veo eest maksab. Seega jäätmejaama halduse kulu võib siis kanda kas siis vastuvõtutasude kaudu KOV-i oma eelarvest või kui nüüd hakatakse seda alternatiivset korraldatud jäätmevedu rakendama, siis see võib olla osa sellest jäätmehoolduse tasu osast. Ja jäätmejaama puhul siis samamoodi, et enne kui te nüüd jäätmejaamale operaatorit hakkate hankima, siis peab olema tehtud see käitlusteenuse hange, sellepärast et peab olema teada, kuhu operaator suunab jäätmejaamas vastu võetud jäätmed ja kelle ülesanne on siis jäätmed vedada sinna käitluskohta, et kas käitleja tuleb nendele ise sinna järgi või on see jäätmejaama operaatori ülesanne viia need siis sinna käitlejate vastuvõtukohtadesse. Nii, aga liigun edasi. Nüüd käitlusteenuse hanke siis tehnilisest kirjeldusest. Kõigepealt on siis oluline muidugi ära tuua see, et millisele jäätmeliigile üldse käitlusteenust hangitakse, siis korrektne nimetus koos jäätmekoodiga. Mis on selle jäätmeliigi tekkekogus olnud senimaani seniste olemasolevate andmete põhjal, olgu see siis näiteks korraldatud jäätmeveo, ütleme eelmine siis jäätmevedaja aruanded selle kohta või siis riiklikud andmebaasid, see tabloo andmebaas, kus on siis omavalitsuste lõikes need kogused toodud. Siis tasub ära tuua ka see eeldatav muudatus, et kui palju siis te eeldate, et need kogused selle hankelepingu perioodi jooksul muutuvad. Et kindlasti nüüd, kus me räägime ju rohkem liigiti kogumisest, siis me võime eeldada, et segaolmejäätmete kogused vähenevad, liigiti kogutavate jäätmete kogused suurenevad. Seda saate ise hinnata selle põhjal, et millised on siis need kulud, kui palju teavitust te teete, kui palju suurenevad need inimeste nii-öelda mugavused nende jäätmete üleandmiseks, et see on siis selline subjektiivne hinnang.
ja seda saab ka hankesse kirja panna, et te ei garanteeri neid koguseid, aga eeldate. Siis kõikide jäätmeliikide puhul tasub kirja panna, mis on see eeldatav võõriste sisaldus massiprotsentide järgi nendes jäätmetes. Jällegi, et käitleja peab saama sellega arvestada, et ta ei eeldaks, et talle tulevad 100% puhtad biojäätmed, vaid et nendes on mingisugune kogus võõriseid sees. Ja võõriste puhul, kui nüüd tekib küsimus, et ei tea, kui te ei ole ise oma omavalitsuses sortimisuuringut teinud nendele jäätmeliikidele, siis võib toetuda näiteks üleriigilisele sortimisuuringule, kus on siis mõnede jäätmeliikide puhul see võõrise sisaldus ära toodud, näiteks biojäätmed, segaolmejäätmed. Aga võõriste puhul siis tasub ka kirja panna, et mida loetakse võõriseks. Et näiteks biojäätmete puhul, kas biolagunevad vooderduskotid loetakse võõriseks või mitte. Nüüd, kui te otsustate, võib-olla olete ka jäätmekäitlejatega eelnevalt läbi rääkinud sellel teemal, võib-olla ka täna käitlejad saavad selles osas meil siin arvamust avaldada. Aga kui näiteks te otsustate, et biolagunevad vooderduskotid, mida siis biojäätmete konteineritele pannakse, tuleb lugeda võõriseks, siis tasub kaaluda üldse nendest vooderduskottidest näiteks loobumist, et ei ole mõtet ju seda võõrist ise juurde tekitada. Et jah, kokku leppida või hankes siis ära nimetada, mida loetakse võõriseks ja mida ei loeta võõriseks. Siis nõuded jäätmekäitlejale. Kindlasti peab siis jäätmekäitlejale olema kogu siis hankelepingu perioodi jooksul keskkonnakaitseluba nende jäätmeliikide käitlemiseks, piisavas koguses nende jäätmeliikide käitlemiseks ja tal peavad olema siis loal ka need toimingud, mida teie soovite, et ta nende jäätmetega teeb. Toimingukoodid siis. Ja biojäätmete puhul on nüüd eraldi tingimus, et biojäätmed tuleb võtta ringlusesse ja see tähendab seda praktikas, meie Eesti praktikas tähendab see täna seda, et tal peab olema väljastatud siis biojäätmete ringlusse võtuks sertifikaat. Et see võib nüüd olla siis nii kääritusjäägi tootmiseks kui ka komposti tootmiseks. Selle kohta tuleb mul ka veel üks slaid, kus saame siis täpsemalt vaadata. Siis tehnilises kirjelduses tuleb ära tuua, kus on see jäätmete vastuvõtu koht, ehk siis kuhu jäätmevedaja need jäätmed transpordib. Ja mis tingimused te vastuvõtu kohale seate. Vastuvõtu kohal kindlasti see on jäätmekäitluskoht, ehk siis tal peab olema keskkonnakaitseluba, jällegi samamoodi nende jäätmeliikide käitlemiseks piisavas koguses ja kogu selle lepingu kehtivuse ajal. Nüüd maksimaalne kaugus kohalikust omavalitsusest. Kui on nüüd selline omavalitsus, kus läheduses ei ole jäätmekäitluskohti, te teate juba ette, siis võib määrata nii-öelda vaheladustuskoha tingimuse. Ehk siis näiteks võite öelda, et seda tuleb kindlasti põhjendada hankes, aga näiteks võite öelda, et jäätmete vastuvõtu koht peab olema, ma ei tea, 50 kilomeetri raadiuses kohalikust omavalitsusest, aga see ei tähenda seda, et seal peab toimuma käitlemine. See võib olla mingisugune ümberlaadimisjaam näiteks, kus käitleja võtab jäätmed vastu ja korraldab edasise transpordi siis käitluskohta ise. Kui on lähipiirkonnas need käitluskohad olemas, siis seda ei ole vaja määrata. Siis on vastuvõtukoht jäätmete nii-öelda lõppkäitluskoht. Aga igal juhul jah, et sellel vastuvõtukohal siis ka talle
ükskõik, kas ta on siis see nii-öelda vaheladustuskoht või siis lõppkäitluskoht, et ta peab teatud nõuetele vastama, et jäätmevedaja saab need jäätmed sinna siis ära anda, et ligipääsu võimalus raske veokiga, et on võimalik manööverdada, et veok ei jää sinna kuidagimoodi kinni. Mis on need, mis aja jooksul ta peab saama seal jäätmeid üle anda, mis kellaaegadel, mis päevadel, kas igal päeval, nädalapäeval, ka nädalavahetusel. Ja seal kindlasti peab toimuma siis jäätmete kaalumine ja peab siis esitama need kaaluraportid. Nüüd käitlustingimused, kohe räägin ka täpsemalt jäätmeliikide lõikes käitlustingimustest, aga üldised reeglid käitlustingimustele on siis see, et käitlemine peab vastama jäätmehierarhiale, mis on toodud jäätmeseaduses ja käitlemisel tuleb siis kindlasti arvestada liigiti kogutud jäätmete põletamise keeluga ja ladestamise keeluga. Et need on samamoodi, selles juhendis on ka need paragrahvid ära toodud, nii et saab konkreetselt paragrahvidele viidata. Ja lisaks on siis jäätmekavades nüüd, kui te uued jäätmekavad koostate, siis seal peavad olema toodud meetmed, kuidas kohalik omavalitsus vähendab jäätmete ladestusse ja põletusse jõudmist. Et kindlasti siis käitlushanke ettevalmistamisel tuleb ka sellega arvestada, mida te ise siis jäätmekavasse olete kirja pannud. Nii, ja jõuame siis konkreetsete käitlustingimuste juurde. Nüüd segaolmejäätmed. Et nagu ma ütlesin, eraldi hankeleping tuleb selleks sõlmida. Konkreetseid nõudeid ringlusse võtuks segaolmejäätmetele seatud ei ole. Küll aga siis jäätmehierarhia seisukohast, et me saame siin aluseks võtta jäätmehierarhia. Jäätmehierarhia seisukohast on hea, kui need segaolmejäätmed eelnevalt sorteeritakse läbi. Alles seejärel siis tuleb põletamine ja kui põletamine mingil põhjusel ei ole siis võimalik, siis ladestamine. Et see ladestamine on siis see kõige viimane, mida me soovime jäätmetega üldse teha. Põletamise puhul tuleb arvestada seda, et meil täna ei ole põletuseelse sortimise nõuet. Ehk siis põletusse võib suunata jäätmed ilma eelneva sortimiseta. Rakendub saastetasu. Siis segaolmejäätmete puhul on see 60 € tonni kohta ja kui on tegemist siis segaolmejäätmete sortimishäägiga, siis on 40 € tonni kohta. Ladestamise puhul on eelnev sortimine kohustuslik. Need sätted on siis jäätmeseaduses ja ladestamise puhul siis on ka seatud nõue, et need ladestatavad jäätmed ei või sisaldada rohkem kui 20 massiprotsenti biolagunevaid jäätmeid. Lisaks on nõue, et alates 2030. aastast ei või üldse ladestada taaskasutamiseks sobilikke jäätmeid ja 2035. aastast ei või ladestada üle 10 massiprotsendi siis tekkinud olmejäätmetest. See ei kehti nüüd ühe omavalitsuse kohta, vaid siis üleriigiliselt. Ja ladestamise puhul siis ka arvestada sellega, et seal on siis saastetasu kõige kõrgem 90 € tonni kohta ja seal ei ole vahet, kas ladestatakse siis segaolmejäätmeid nagunii ladestada, et segaolmejäätmete sortimisjääk, aga et seal ei ole vahet, mida ladestatakse, et see saastetasu on 90 € tonni kohta. Nii, nüüd biojäätmete käitlus. Nagu ma ütlesin, biojäätmete puhul tuleb tagada, et jäätmed võetakse ringlusesse. Leping tuleb sõlmida lõppkäitlejaga ja lepingu saab sõlmida vaid sellise käitlejaga, kellel on siis sertifikaat või ta tagab siis ringlusse võtu või selle siis jäätmete lakkamise. Me nimetame, tähendab, kohe seletan, aga et ta tagab selle lakkamise muul moel. Ehk siis jäätmete lakkamine tähendab seda, et jäätmed võetakse ringlusse võetuks siis, kui nad lakkavad olemast jäätmed, et jäätmetest saab toode.
ja see tooteks saamine võib toimuda kas siis meie Eestis kehtestatud määruste alusel, mis näevad ette ka sertifitseerimist, need on siis komposti tootmise määrus ja kääritusjäägi tootmise määrus. Võib toimuda Euroopa Liidu rakendusakti alusel, mis on siis kehtestab need lakkamise tingimused, või ka siis üksikjuhtumi alusel, et mis juhul siis Keskkonnaamet hindab, et tegemist on lakkamisega ja jäätmed lakkavad olemast jäätmed ja nendest saab toode. Meil praktikas Eestis on praegult siis toimub lakkamine ainult nende 2 keskkonnaministri määruse alusel. Aga ei saa välistada, et tulevikus tekivad ka muud võimalused siis biojäätmete lakkamiseks. Nüüd põhimõtteliselt võib biojäätmete käitluslepingu sõlmida ka sellise jäätmekäitlejaga, kes veel sertifikaati ei ole saanud, aga on siis selle sertifitseerimise protsessi alustanud. Mõte on selles, et me ei tõrjuks turult eemale uusi käitluslahendusi, uusi käitajaid, et ka nemad saaksid siis kohe hangetes osaleda ja nii-öelda turule tulla, turule siseneda. Sellisel juhul tuleb lepingus, selles käitlusteenuse lepingus kokku leppida, et mis aja jooksul ta selle sertifikaadi omandab ja juhul, kui ta seda ei omanda, et siis ka, et kuidas siis toimitakse juhul, kui ta seda ei omanda, et näiteks kas leppetrahv või mingid muud tingimused. Nii, ja toimingukoodidest ka natukene, et siis kui toimub biojäätmete ringlussevõtt, siis selle ettevõtte käitleja keskkonnakaitse loal on biojäätmete juures toimingukood R3O. Ja kui tal veel ei ole seda sertifikaati, aga ta on biojäätmete käitlusega juba alustanud, siis tal on seal toimingukood R12O. Nii, siis veel sellest, et seaduse tasandil ei ole eelistatud ükski käitlusviis biojäätmete käitlemiseks. Me täna räägime siis biogaasi tootmisest, kääritusjäägi tootmisest ja komposti tootmisest, et kumbki ei ole eelistatud. Ja kohalik omavalitsus ka, kui ta hanget teeb, ei tohiks nüüd kumbagi eelistada, kui tal selleks ei ole mõjuvat põhjust, et selle eelistuse võib hankesse kirjutada, aga seda tuleb siis selgelt põhjendada. Näiteks, kui te hangite aia- ja haljastu jäätmete käitlusteenust, siis võib eelistada komposti tootmist, sellepärast et aia- ja haljastu jäätmetest väga hästi biogaasi nagunii toota ei saa. Et siis võib selle eelistuse sinna kirja panna, ühesõnaga kindlasti nagu põhjendada. Siis samamoodi, et võõriste andmed tuleb seal ära tuua, mis on see eeldatav massiprotsent, mida loetakse võõristeks ja ka see, et kuidas see jäätmekäitleja siis võõriseid peaks käitlema. Kui te seda ka ette ei määra, siis tasub selle kohta igal juhul andmed küsida, et käitleja peaks siis andma käitlusprotsessi kirjelduse, millele te saate kogu hankelepingu perioodi jooksul toetuda. Ja mida te saate siis ka kogu hankelepingu perioodi jooksul vastavalt vajadusele kontrollida. Et kui lepitakse kokku, et biojäätmete võõrised suunatakse ladestusse, siis nii on. Kui lepitakse kokku, et biojäätmete võõrised suunatakse põletusse, siis samamoodi, et seda siis tuleb ka järgida. Nüüd neid sertifikaate annab Eestis sihtasutust kasutatavate materjalide sertifitseerimiskeskus ja nende lehel on siis ka link, tähendab, seal on üks fail, kus on toodud need käitlejad, kellel täna on olemas sertifikaat, kas siis biogaasi ja digestaadi tootmiseks või siis komposti tootmiseks. Et mul siin
on ka see link olemas, et saate ilusti pärast järgi vaadata või kui te hakkate hanget ette valmistama, saate vaadata. Seda siis aeg-ajalt uuendatakse vastavalt sellele, kuidas uusi sertifikaate välja antakse või kui kellelgi siis sertifikaat kaotab kehtivuse ja seda ei uuendata. Et siis ajakohane nimekiri on selle sertifitseerimiskeskuse lehel olemas. Nii, ja liigume edasi. Nüüd ülejäänud jäätmed, mille käitlust kohalik omavalitsus korraldab. Siin siis jällegi tuleb nendest üldistest käitlusnõuetest lähtuda ja lisaks on mõnedele jäätmeliikidele sätestatud eraldi käitlusnõuded. Siin tasub vaadata siis jäätmeseaduse rakendusakte, näiteks asbestijäätmed, kui me räägime eterniidi kogumisest, mis on ju ka omavalitsused sellega ju aktiivselt tegelevad, et eterniidi puhul on seatud siis eraldi määrusega käitlusnõuded. Samamoodi ohtlike jäätmete käitlusnõuded on jäätmeseaduses 3. peatükis ära toodud, et kindlasti nendega siis tutvuda, kui hakkate hanget ette valmistama. Nii palju kui võimalik kõikide nende jäätmeliikide puhul ikkagi lähtuvalt jäätmehierarhiast tuleks jäätmete seast välja noppida need jäätmed, mida on võimalik siis korduskasutuseks ette valmistada. Ehk siis puhastada, parandada, korrastada ja uuesti siis nii-öelda käibele lasta, teisele ringile suunata, et nendest ei saaks jäätmed. Et see võib näiteks suurjäätmete puhul kindlasti ja ka tekstiilijäätmete puhul siis on oluline, mida jäätmekäitlejale võiks ülesandeks panna. Kui on nüüd sellised jäätmed, millega seda tõenäoliselt ei saa teha, või ka siis ülejäänud osas suurjäätmete puhul siis ikkagi võimalikult palju sealt välja sorteerida seda, mis on ringlusse võetav ja suunata maksimaalselt ringlusesse. Näiteks suurjäätmete puhul ongi siin metallijäätmed, kindlasti puidujäätmed, et mida saab ringlusesse suunata, see tuleks välja sorteerida. Ja siis alles ülejäänud, kas siis suunata põletusse või ladestusse. Nüüd tekstiilijäätmete puhul, tekstiilijäätmetega on siis olukord selline, et 2028. aastal hakkab kehtima tekstiilijäätmetele, tekstiilitoodetele tootjavastutus, üsnagi analoogselt pakendijäätmetele. Ja see tähendab seda, et teatud tekstiilijäätmed antakse siis üle siis tootjavastutusorganisatsioonile, aga tootjavastutus ei hakka kehtima kõikidele tekstiilitoodetele, vaid teatud tekstiilitoodetele. Need, mis ei lähe tootjavastutuse alla, nende käitlust korraldab kohalik omavalitsus jätkuvalt edasi. Aga need, mis siis lähevad tootjavastutuse alla, need antakse üle siis tootjavastutusorganisatsioonile. Ja kui te nüüd enne seda, kui see olukord on lahenenud, kui need reeglid on paigas, teete seda hanget ka tekstiilijäätmete käitlemiseks, siis kindlasti tuleks see sinna hankesse kirja panna, et 2028. aastal tootjavastutuse kehtima hakkamisel siis need tekstiilijäätmed, mis on tootjavastutuse all, antakse üle TKO-le. Nii. Ja liigun edasi. Nüüd, mis aruandeid peaks käitleja käest küsima, mis andmeid käitleja peaks teenuse kohta esitama siis kohalikule omavalitsusele? Vahele siin ütlen, et kui ma siin ja ka juhendis on räägitud hankijast kui kohalikust omavalitsusest, siis muidugi seda rolli võib omavalitsuse eest täita ka näiteks taaskasutusorganisatsioon või omavalitsuse mingi äriühing või sihtasutus, kellele see ülesanne on delegeeritud. Aga kuna valdavalt see on kohalik omavalitsus, siis ma räägin kohalikust omavalitsusest.
Aga siis, mis andmeid peaks esitama? Kindlasti peab olema kohalikul omavalitsusel ülevaade selle teenuse siis protsessist, mida tehakse, kuidas tehakse ja mis kuludega seda tehakse. Ehk siis nende aspektide kohta peab moel või teisel kohalik omavalitsus saama ülevaate. Omavalitsus hangib seda teenust oma elanike, oma jäätmevaldajate nimel ja ta peab saama ka jäätmevaldajatele vastavalt vajadusele seda infot edasi anda. Nüüd meil on tulemas 27. aastast siis Pistriku infosüsteem ja paljud jäätmeandmed hakkavad liikuma Pistriku kaudu ja ka kohalikel omavalitsustel on seal andmetele mingis osas ligipääs, et need andmed, mida saab Pistriku kaudu, neid ei ole mõtet topelt siis jäätmevedajalt küsida. Pistriku kohta on kavas meil korraldada sügisel omavalitsustele eraldi ka infotund, et tutvustada, mida see Pistrik endast kujutab ja mis andmeid sealt saab. Aga põhimõtteliselt siis võib küsida sellelt jäätmekäitajalt, kui palju jäätmeid on vastu võetud mingi ajaperioodi jooksul, mis käitlustoiminguid jäätmetega on tehtud. Kui on võimalik, siis ka materjalibilanss, et kui palju võeti vastu, mis toiminguid tehti, mis on need väljundid konkreetse jäätmeliigi puhul koos jäätmekoodidega. Siis võib jäätmekäitajalt küsida ka andmeid jäätmete kvaliteedi kohta. See puudutab siis seda võõrise sisaldust. Ja ma küll siin slaididel ei ole seda eraldi välja toonud, aga juhendis see on olemas, et võib käitleja üheks ülesandeks panna ka selle, et ta aeg-ajalt teeb nii-öelda väikese sortimisanalüüsi nende jäätmetega, et välja selgitada just, et kui palju seal siis neid võõriseid sees on, et see on oluline info nii kohalikule omavalitsusele kui ka käitlejale. Et kui siis see analüüs on tellitud, et siis selle võõriste analüüsi tulemust küsida kindlasti. Ja ka selle kohta, et siis mis kujul, mis jäätmed, mis koguses, kellele anti üle. Nii. Nüüd pakkumiste võrdlemine. Et kui kohalik omavalitsus on hanke välja kuulutanud, on pakkumised laekunud, kuidas ta siis võrdleb ja hindab, et kelle pakkumine on parim. Kindlasti erinevate jäätmeliikide puhul need hindamiskriteeriumid on erinevad. Kui me mõtleme näiteks biojäätmeid ja segaolmejäätmeid, aga ma toon siin mõned näited ära. Üks asi, kõige lihtsam asi, mida hinnata on, eks ju, käitluse hind 1 tonni kohta. Kindlasti võiks panna rohkem hindamiskriteeriume kui vaid 1. Ja hinnata ka näiteks ringlussevõtu osakaalu, et kui palju see jäätmekäitleja suudab nendest jäätmetest siis võtta ringlusesse. Seda ei saa kasutada nüüd biojäätmete puhul, sellepärast et biojäätmetest siis tuleb võtta kõik ringlusesse, välja arvatud see võõris. Et võõrise osa teatavasti ei saa ringlusesse võtta või tõenäoliselt ei saa ringlusesse võtta, aga kõik, mis on päriselt biojäätmed, et siis need peavad minema ringlusesse. Siis segaolmejäätmete puhul võib hinnata siis energiakasutuse osakaalu, mis on samamoodi jäätmehierarhia kõrgem aste kui ladestamine ja võib hinnata ka vastuvõtukoha siis kaugust omavalitsuse piirist. Et siis kõrvuti siis teiste hindamiskriteeriumitega, et jällegi vajab selgitamist see läheduse põhimõte, et ei saa nagu seada ainuüksi seda tingimust, et see käitluskoht peab asuma siis kas KOV-i territooriumil või KOV-i siis teatud kauguses KOV-ist, vaid seda tuleb vaadata siis koos teiste tingimustega, et läheduse põhimõte kehtib kõrvuti koos teiste põhimõtetega, sealhulgas jäätmehierarhia. Et kohalik omavalitsus siis peab eelistama sellist käitluslahendust, mis annab talle
keskkonnaalaselt kõige parema tulemuse. Et seal on nii siis tehniline sobivus, lähedus, ringlussevõtt, muu keskkonnamõju, olgu see siis mingisugune heide või müra, siis ka transpordi kaugus ja ka see majanduslik teostatavus, et tuleks vaadata kõiki neid asju komplektina ja hinnata ka komplektina. Nii. Ja nüüd sisetehingust. Kohalik omavalitsus praegult, kui ta käitlusteenust hangib, siis ta võib ka kasutada selleks kõiki hankemenetluse liike, mis on siis riigihangete seaduses ette nähtud, kaasa arvatud sisetehingut. Kui te teete täna või ka järgmisel aastal sisetehingu, siis seda täiesti võib rakendada, ellu viia, aga kuni 31. detsembrini 2030. aastal. Alates 1. jaanuarist 2031 ei või käitlusteenus toimuda sisetehingu korras. Et see on nüüd seaduse muudatus, mis võeti vastu sinna aasta alguses. Ehk siis sellest hetkest ei ole sisetehing lubatud ka käitlusteenuse puhul enam. Täna ei ole sisetehing lubatud veoteenuse puhul, et igal juhul tuleb käitlusteenus või veoteenus hankida. 31. aastast siis ka käitlusteenuse puhul tuleb hankida. Tähendab, ja see kehtib ka juhul, kui te näiteks teete selle sisetehingu 2030. aastal. Sõlmite oma äriühinguga lepingu, sisetehingu lepingu, siis igal juhul see leping tuleb sõlmida selliselt, et 31. aasta 1. jaanuarist enam sisetehingu korras käitlusteenust ei pakuta. Ja juhul, kui nüüd pakkumisi ei esitata, või need pakkumised ei vasta siis tingimustele, siis riigihangete seaduse paragrahvid 49-50 näevad ette selle, et on võimalik siis korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimised ja seal saab siis osaleda ka kohaliku omavalitsuse enda äriühing. Sellisesse hankemenetluse protsessi siis kohalik omavalitsus kutsub ise pakkujad selleks, et nendega läbi rääkida. Ta võib soovitav on kutsuda mitu pakkujat. Ta võib kutsuda ka oma äriühingu sinna ja sellisel juhul, kui ta nüüd sõlmib selle hankelepingu oma äriühinguga, siis ei kehti enam need sisetehingu piirangud, mis on siis riigihangete seaduse paragrahvis 12. Aga kui minnakse sellele väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusele, siis on oluline ka see, et need hanketingimused neid ei tohi oluliselt muuta. Et mingisuguseid pisidetaile võib muidugi muuta, aga oma olemuselt peab see hanke sisu olema sama, mis siis sellel avatud hankemenetlusel või eelnenud hankemenetlusel, mis siis nurjus. Ja nüüd ma tõin siin slaidil ka ära nüüd erinevad olukorrad, kus kohalik omavalitsus võib olla, kus ta leiab, et tal on oma mingisugune käitluskoht, et kuidas siis sisetehingu piirangu, kui sisetehing enam ei ole lubatud, et kuidas siis ta seda käitluskohta edasi saab kasutada. Et juhul, kui nüüd kohalikul omavalitsusel on jäätmejaam, siis nagu ma enne selgitasin, jäätmejaam on see koht, kus võetakse inimestelt jäätmeid vastu, ka ettevõtetelt, et seal seda jäätmejaama opereerimist sisetehingu keeld ei piira, et kohalik omavalitsus võib seda ise jätkuvalt edasi opereerida või siis oma äriühingu kaudu seda teha. Kui kohalikul omavalitsusel on ümberlaadimisjaam, siis ta võib hankes ette määrata, et see ümberlaadimisjaam on vastuvõtukoht, kus korraldatud jäätmeveo raames
kogutud jäätmed vastu võetakse või siis mingil muul kogumisviisil kogutud jäätmed vastu võetakse, ta annab selle käitleja kasutusse ilma igasuguse lisatasuta. Ehk siis see on osa, ta annab selle taristu nii-öelda siis käitleja kasutusse, käitleja arvestab sellega, et ta tuleb sinna kohta toimetama, seal ta siis laadib need jäätmed ümber näiteks suuremasse konteinerisse ja veab siis lõppkäitluskohta. Või siis ümberlaadimisjaama puhul see ümberlaadimisjaam võib osaleda siis ise pakkujana nii-öelda sellele käitlejale ümberlaadimisjaama teenuse pakkujana siis, et nii-öelda allhangetel. Kui kohalikul omavalitsusel on sertifitseeritud biojäätmete käitluskoht, siis samamoodi ta võib öelda käitlusteenuse hankes, biojäätmete käitluse hankes, et biojäätmed käideldakse selle taristuga, mis on minul olemasolev. See antakse käitleja kasutusse, aga sellisel juhul peab käitleja taotlema sinna sertifikaadi sellesse käitluskohta. Teine võimalus on see, et see KOV-i äriühing, kes seda käitluskohta siis on seni opereerinud, osaleb omavalitsuse käitlusteenuse hankel. Ja nüüd, kui kohalikul omavalitsusel on prügila, sortimisliin või mingi muu käitluskoht, siis samamoodi võib selle hankes ette anda, et käitleja, kes tuleb pakkuma, kasutab seda taristut või siis see KOV-i äriühing osaleb ise käitlushangetel, mitte ainult siis oma kohaliku omavalitsuse käitlushangetel, vaid muidugi võib osaleda siis ka teiste omavalitsuste hangetel. Nii. Ja rohkem mul käitlusteenuse kohta nüüd täpsemalt ei olegi, et kindlasti vaatame kohe ka küsimusi, aga mul on veel mõned muud teemad, millest ma tahtsin teiega rääkida, nii-öelda infopunktid, et me oleme varem, nagu ma ütlesin, kohalike omavalitsuste ja taaskasutusorganisatsioonide kokkuleppe juhendi koostanud ja me oleme ühte aspekti selles juhendis nüüd uuendanud, et mis puudutab seda, et kulude hüvitamist siis taaskasutusorganisatsioonidelt pakendijäätmete vedajale, et see võib toimuda ka otse, selles mõttes, et pakendijäätmete vedaja esitab arve taaskasutusorganisatsioonidele, aga see toimub kohaliku omavalitsuse kaudu sel moel, et kohalik omavalitsus nii-öelda kooskõlastab turuosade jagamise, need arved, et kui suured need on, et kohalikul omavalitsusel peab igal juhul olema info selle kohta, et ei pea toimuma nii, nagu me algselt selgitasime, et pakendijäätmete vedaja esitab arve kohalikule omavalitsusele ja kohalik omavalitsus jagab ise selle arve siis TKO-de vahel ära. Et tõlgendame seda sätet laiemalt, kuna seletuskiri seda lubab, et võib ka esitada arve otse taaskasutusorganisatsioonidele. Siis tõin siin ära selle lingi, kus asuvad need varasemad juhendid, mida oleme siis koostanud ja kus on ka need varasemad salvestused, et pärast, kui te slaidid saate, siis saate need sealt üles leida. Tulekul on meil veel juhendeid selle aasta jooksul, järgmisena siis veohanke juhend, siis jäätmekava juhend ja jäätmehoolduse eeskirja juhend omavalitsustele ja näitaksin siin ka ühte linki, mis me oleme nüüd, mis on teile lihtsalt puhtalt infoks, kuhu on üles pandud nüüd kehtivad siis mai alguse seisuga korraldatud jäätmete teenustasud, et kus neid on siis võimalik kohalike omavalitsuste lõikes võrrelda. Võtame kõigepealt, siin on siis toodud 240 liitrise konteineri teenustasud omavalitsuste lõikes sellisel kujul, nagu nad olid siis 6. mai seisuga. On toodud need liigid, mida korraldatud jäätmeveo raames kogutakse, need põhilised liigid, kindlasti osadel omavalitsustel on muidugi seal ju veel
ja jäätmevedaja. Nii et põhimõtteliselt teil on võimalik siin neid ka võrrelda, et saab ka sorteerida, et kus on teenus odavam, kus on teenus kallim. Ja saab ka siis panna kohalike omavalitsuse võrdlusesse, et valime siit mõned omavalitsused ja saame neid siis omavahel võrrelda, vaadata, kuidas hinnad nendes omavalitsustes on, näiteks maakonnapõhiselt või kuidas soovite. Et see on teile lihtsalt infoks tööriistana, et olla teadlikum ja vajadusel võrrelda omavahel. Nii. Aga siis see on minu poolt praegult kõik. Ma lõpetan jagamise ära ja vaatame küsimusi. Nii. Ja tegelikult vestlusaknas on ka üks küsimus. Kas käitlusteenuse tellimisel biosegaolmejäätmetele võib KOV määrata jäätmete ümberlaadimiskoha hankelepingus? Nii sulgudes, kus hankeveo võitnud vedaja annab käitlejale jäätmed üle analoogselt pakendiga. Ja selles mõttes, et selle vastuvõtukoha võib määrata, et näiteks kui on selline omavalitsus, kus on teada, et biojäätmete käitlusvõimalusi läheduses ei ole, siis võib määrata, et jäätmete vastuvõtt peab toimuma mingisuguses kauguses. See on see nii-öelda see vaheladustuskoht ja sealt edasi sinna veab siis jäätmed jäätmevedaja ja sealt edasi veab see jäätmekäitleja juba. Nii, ma loodan, et see oli see, mida küsiti. Et kui ei ole, muidugi võite ka mikrofoni lahti teha ja täpsustavalt küsida. Nii. Ja kas Kairi, kas sa tahad täiendada või said vastuse kätte? Ja, tervist. Et küsimuse esitasin siis, kui see teema polnud veel slaididel muidugi käsitletud, aga küsimus tingitud sellest, et Saaremaa oludes meil ei ole näiteks biojäätmetel koha peal hetkel käitlusvõimalusi ja segaolmejäätmetel tegelikult samamoodi. Pidades silmas seda, et me oleme siis territoriaalselt ikkagi suhteliselt eraldatud Mandri-Eestist, siis kas hankes on kohalikul omavalitsusel siis võimalus ka määrata näiteks, et see konkreetne jäätmejaam on siis koht, kus vedaja annab siis jäätmed üle sisuliselt käitlejale. Et kas me hankega saame seda teha või me saame siis määrata ainult kaudselt ehk mingi kauguse mingist X-punktist? Sellisel juhul tuleb, kui tahad anda see jäätmejaam ja ümberlaadimiskoht, siis määrata, eks ole, mitte jäätmejaam, see, kus võetakse jäätmeid elanikelt vastu, vaid jäätmejaam siis ümberlaadimisjaama mõistes saab nimetada hankes, et see on see koht, kus antakse jäätmed üle, aga sellisel juhul tuleb see osa, ümberlaadimisjaama osa siis anda käitleja kasutusse. Et see on nii-öelda hinna sees. Et selle eest ei või eraldi tasu küsida. Aitäh! Et see on kohalikul omavalitsusel nüüd kaalutlemise koht, et ühest küljest, mida varem mida väiksemaid koguseid jäätmeid veetakse pika maa taha, seda kallimaks see teenus läheb. Et kui on võimalik ümberlaadimist kasutada, siis on see kindlasti teeb teenuse odavamaks, aga muus osas ei ole vahet, kes seda vedu teostab, kas jäätmevedaja või jäätmekäitleja sealt vastuvõtukohast, et see transpordikulu läheb igal juhul ju hinna sisse ja jäätmevaldaja lõpuks maksab selle kinni. Aga see on selline kaalutlemise koht ja sõltub nüüd nendest kohalikest oludest. Nii, aga ma nüüd lähen siia küsimuste ja vastuste lehele ja vaatame, mis meil siin on. Millal valmib jäätmekava juhend? Meil on nüüd järgmisena kavas siis teha veoteenuse hankejuhend, kuna see on omavalitsustel väga selline põletav küsimus. Veoteenuseid valmistatakse
neid hankeid valmistatakse ette, ka pakendijäätmete veoteenus on vaja hankida. Ja pärast seda hakkame siis koostama jäätmekava juhendit, nii et ma loodan, et see valmib seal kuskil, ütleme, septembris. Et hiljemalt septembris. Aga kui on jäätmekava kohta küsimusi, siis alati võib pöörduda kas meie poole või siis Keskkonnaameti poole, et me saame aidata nende küsimustega, kui on varem vaja. Nii, siis on küsimus, et pakkumuste võrdlemine jäätmeliigi käitlemise tonnihind. Korraldatud jäätmeveol kogutakse jäätmeid kuupmeetri alusel, et kuidas siis võrrelda pakkumisi, sest puuduvad jäätmete erikaalu andmed ja normid. Ja jäätmete siis kuupmeetrid tuleb ise teisendada tonnideks või siis tonnid kuupmeetriteks. Eestis ei ole ühte keskmist jäätmete erikaalu ühegi jäätmeliigi osas kehtestatud. Need on erinevad, sõltuvalt eelkõige sellest kohalikust omavalitsusest, et kuidas seal jäätmete liigiti kogumine on arenenud. Et näiteks, kui on väga tõhusalt juurutatud biojäätmete liigiti kogumise süsteem, siis segaolmejäätmed tõenäoliselt sisaldavad vähem biojäätmeid ja ei ole nii rasked. Kui segaolmejäätmed sisaldavad palju biojäätmeid, siis on nad selles kohalikus omavalitsuses raskemad. Et neid andmeid selle erikaalu kohta tasub küsida oma praeguselt vedajalt. Et siin me ei saa anda ühest vastust üle eestiliselt, et vot see erikaal on selline. Et meie näeme, meile ka keegi neid andmeid ei esita, et meie näeme neid näiteks, kui kohalikud omavalitsused korraldavad hankeid, siis mõnikord hankedokumentides on erikaalud toodud ja näeme sealt selgelt, et need on väga erinevad omavalitsuste lõikes. Nii, tehti ettepanek biokoti ärajätmiseks, et vähendada võõriseid bios. Kas on olemas ka lahendus, kuidas biojäätmed miinuskraadidega jäätmekonteinerist kätte saada? Siin ma hetkel sellele küsimusele kindlasti on erinevaid võimalusi, et on ju omavalitsusi, kes üldse võib-olla Eestis on see vooderduskoti kasutamine väga levinud, teistes riikides ta võib-olla nii levinud ei ole ja võib-olla meelega ei kasutata või siis hakatakse loobuma selle kasutamisest, et need näiteks võib need biojäätmed panna siis paberkottidesse, koguda paberkottidega, paberkotid nõrutada, et nad ei sisaldaks siis nii palju, tähendab biojäätmed eelnevalt nõrutada, et nad ei sisaldaks nii palju niiskust vedelikku, panna paberkotti ja paberkott siis ei külmu sinna konteineri seina külge nii kergesti. Aga muidugi ka see inimene ise saab ju konteinerit siis kas raputada aeg-ajalt talveperioodil, et need ei külmuks sinna seina külge kinni. Aga see muidugi ei ole kohustus ja ei ole ka see kohustus, et biolagunev vooderduskott on võõris. Tegelikult, kui me juba kasutame biolagunevat vooderduskotti, siis on ikkagi mõte see, et ta käidetakse ära koos nende biojäätmetega. Vastasel juhul ei ole ju mõtet sellele, et ta üldse biolagunev on. Nii, vahepeal võtan, ma näen, Margitil on käsi püsti, et annan sõna sulle, palun. Ja, tere kõigile. Minul küsimus sertifitseerimise osas, sest esindan nii liitu kui sertifitseerimiskeskust. Vaatsin, et hankes võivad osaleda ka ettevõtted, kes sertifikaati taotlevad. Kindlasti on see positiivne, aga siinkohal tuleb mõelda seda ka, et kõik, kes sertifikaati taotlevad, ei pruugi sertifikaati saada ja praegu on meil päris mitu ettevõtet, kes saavad eitava otsuse. Et mis siis sel juhul sellest asjast nagu saab, kui tõesti ettevõte on kompostitootja ja
mittevastavused on sellised, et midagi enam teha ei anna, kompostnõuetele ei vasta. Aga ütleme siin 4 kuni 6 kuud on läinud, et ma ise natuke näen, et see võib-olla on ebavõrdne nende ettevõtete osas, kes sertifikaati omavad, kes on nagu korrektsed tegijad ja tegelikult ka niisuguseid natuke väiksemaid ettevõtteid on taotlema praegu tulnud. Ehk võib-olla selle peale natuke ikkagi mõelda, et kas see sertifikaadi taotlemise ajal hankes osamine on ikka päris õige, arvestades, et see kompost ei pruugi või ka käritusjääk ei pruugi nõuetele üldse vastata. Ja see on selline riskikoht, et kohalik omavalitsus saab nüüd ise otsustada, et kas ta lubab pakkuma tulla sellist ettevõtet, kellel sertifikaati veel ei ole. Kindlasti saab ju ka küsida infot sellest sertifitseerimiskeskusest, et hinnata, et kas see on riskikoht või ei ole riskikoht, et nagu konsulteerida nii-öelda. Muidugi pakkumise hindamisel seda kasutada ei saa, eks ole, et see info peab olema eelnevalt, kui kohalik omavalitsus seda hanget kokku pane. Ma ütlen kohe vahele, et sertifitseerimiskeskus sertifitseerimisprotsessi raames seda infot väljastada ei tohi. See on konfidentsiaalne. Et kui ettevõte ise on nii aus ja ütleb, et asjad on pahasti, siis nii on, aga CERT-keskus sellist asja teha ei tohi. CERT-keskus saab rääkida ikkagi ainult siis, kui protsess on lõppenud, on see siis positiivne või negatiivne otsus. Jah, et see on omavalitsuse kaalumise koht, aga teisest küljest ei taha sugugi välistada neid, kes on turule tulemas, ei taha välistada väikseid kohalikke näiteks kompostijaid, et oleks ju väga positiivne, kui nad saavad, kui biojäätmeid ei veeta üle Eesti, vaid nad saavad võimalikult lähedal siis ära käideldud. Et omavalitsus saab hankelepingu pikkust reguleerida, näiteks seada tingimuse, et juhul kui sertifikaati ei saada, siis hankeleping loetakse lõppenuks, näiteks aasta pärast selle sõlmimist. Juhul, kui sertifikaat saadakse, siis hankelepingut pikendatakse, ma ei tea, 3 aasta võrra. Et selliste tingimustega on võimalik võib-olla seda riski maandada. Nii. Nüüd on küsimus, et kus või kes tegeleb Eestis tekstiili töötlemisega ja kui on, siis milline nende võimekus tonnides. No tekstiili sellist olmetekstiili tarbijajärgse tekstiili siis käitlust otseselt Eestis suuremahuliselt täna kindlasti veel ei toimu, aga Sillamäele on tehase rajamisel ja kõik väga hoiame pöidlaid pihus, et see tehase rajamine õnnestub ja saame oma tekstiilijäätmed sinna suunata. Kui palju on Eestis sertifikaati omavaid biojäätmete käitlejaid? Siin ma ise... Mul on küll silme ees see, kas ma saan korraks ekraanile kuvada selle. Nii, ja. Jagan korraks ekraani. Et siin on nüüd sertifitseeritud toodete nimistu, mis on siis sertifitseerimiskeskuse nimel kodulehel. Ja siin on ära loetletud need ettevõtted ja tooted, mida nemad siis biojäätmetest toodavad. Et Tallinna jäätmete taaskasutuskeskus, Tallinna ringmajanduskeskus, keskkonnateenused, siis Aardlapalus, Hiiumaa jäätmejaam, EKT Ecobio, siis Tartu biogaas, Vinni biogaas, Bioforce Ebavere, Bioforce Laatre, Amestop, Paikre ja Oisu biogaas. Et need on praegu need sertifitseeritud tootjad, kes meil olemas on. Nii, aga see link on mul ka olemas selles slaidide peal ja sealt saate siis täpsemalt ka uurida hiljem. Nii, kas on teada, kui palju on nõutud sertifikaadiga biojäätmeid kompostivaid ettevõtted või ettevõtted, kes tagavad muul viisil biojäätmete lakkamise? Jah, et seesama,
mida ma just näitasin, vastab ka sellele, et seda muul viisil biojäätmete lakkamist meil Eestis täna hetkel ei toimu. Aga see ei tähenda seda, et seda tulevikus ei hakka toimuma, et võib tulla. Kas KOV võib vaheladustuskoha ise määrata ehk kohaliku jäätmejaama või peab KOV seda vahekäitluskohta ka hankima? Et sellele ma loodan ka, ma juba vastasin, et kui midagi jäi selgusetuks, siis saab üle küsida. Nii, käitlusteenuse hanke tehniline kirjeldus kogustonnides. Millal valmib 2025. aasta jäätmete statistika? Kinnitatud statistika peaks nüüd valmima novembris minu andmetel. Nii, ja rohkem siin küsimusi ei ole, et kui keegi tahab veel suuliselt küsida, siis võib seda teha. Aga kui ei ole rohkem küsimusi, siis ma annaksin nüüd Keskkonnaametile sõna. Ja, tere. Mina plaanisin siis rääkida natuke sellest, et kuidas te saate siis teada, et kui teil pakkujad hankesse tulevad, et kas tal on kõik vajalikud load olemas, et kus seda siis saaksite kontrollida. Et ma jagan ekraani ka. Nii, et nüüd on näha. Ma loodan, et saate siis keskkonnaotsuste infosüsteemi lehelt vaadata keskkonnakaitseload, keskkonnakaitselubade register ja siin on see otsingu vorm, kui te teate kindlat pakkujat, saate tema nime järgi siis otsida või siis ka asukoha järgi valida, kas oma valda või näiteks oma valda või linna siit otsida, et missugused ettevõtted siis luba omavad. Kahjuks sellist võimalust teil ei ole, et te saaksite siit otsingust teha ka jäätmeliigipõhised otsingut, et näiteks, et tahate teada, kes need biojäätmete käitlejad teie vallas on, siis seda niimoodi teha ei saa kahjuks. Et see arendustabloo on meil kunagi plaanis teha, aga hetkel ei tea, millal see teoks saab, et saaksite sellist otsingut teha. Ja siit siis saategi, kui teil on, võtamegi mõne selle biosertifitseeritud kompostitootjad näiteks, et tahate siis vaadata, kas tal on vajalikud koodid, kogused näiteks, et näiteks laatri luba, et siis saate siit kontrollida tema loa pealt. Vaatame kohe jäätmetabelid J2-st, et siin on siis olemas ning toimingukoodid, kogused ja jäätmeliigid saate üle vaadata, kas on kõik vajalik olemas, et kui teil on vaja just seda ringlussevõtu koodi, et R3O oleks peal. Ja siis teine teema on see, et kui teil on juba leping sõlmitud ja te tahate kontrollida tema aruandeid, et kust see võimalus siis teil KOV-il on olemas, et siis selleks te peate siin sisse logima ja ülevalt menüült mitte minu asjad, vabandust, jah, ikka minu asjad ja aruanded. Et mitte siit avalikust registri, siin on ka aastaaruannete register, aga mitte siit, vaid just minu asjade alt on KOV-i inimestele eraldi selline sakike KOV aruanded. Siit te saate siis otsida, kas nii konkreetse loa järgi, omaniku järgi või lihtsalt aasta järgi, et siis saate kõik oma vallas tegutsevate inimeste neid aruandeid vaadata. Ja siis siit saate lahti klõpsata ja vaadata, et mis tal siin, kas siin PDF-failis või siin allpool tulevad ka need tabelid, et mis ta siis teinud on, näidanud, et kui palju on ringlusse võetud või kuhu kellele edasi antud. Ja rohkem tegelikult, kui küsimused on, et siis ma vastaks niimoodi, et ma ise rohkem ei oska teile midagi olulist siin näidata. Margusel on käsi püsti, palun Margus. Tere. Ma tahtsin küsida seda,
sellest otsingust jäätme liigi järgi on olnud juttu juba, mina olen sellest rääkinud juba paar aastat tagasi, ma arvan, et teised on ka, et see on nagu minu arust kriitilise tähtsusega just nüüd pidades silmas, et otsid neid käitlejaid, kellel on just seda jäätmekoodi järgi lubasid võimalik, et mis seda takistab, seda arendust ja kas oleks võimalik saada nagu selle nagu ajakava täpsemalt, et see ei tohiks hetkel on ta meil ootel, täitsa lihtsalt ootab Chemitil, ei ole ei tööressurssi ega ka vist rahalisi ressursse hetkel ei ole selleks, et saaks, aga tõenäoliselt esialgne info on, et järgmisest aastast võetakse töösse, aga kui tekib võimalus, siis ka varem. Aga me kõik ootame seda tegelikult. Selge. See teeks ka meie tööd natuke vähemaks, sest me hetkel peame ise vastama nendele päringutele. Võib-olla siis tuleks nagu see EMO-süsteemi kasutada, et kui on nagu, oleneb nagu selle vigastuse raskusastmest, et siis kas sul on punane või kollane või roheline, et siis võib-olla saab kuidagi mõjutada seda, meil on neid punasid väga palju. No siis on selge, siis on jõudu. Punased on need, mis tulevad otse seadusest, et need arendused on vaja kõigepealt ära teha. Ja, selge, aitäh. Nii, kas on veel Annikale küsimusi? Ja kui ei ole, siis Annika, aitäh sulle ja annaks sõna nüüd jäätmekäitlejatele, et alustame Brunost, kes siis Bruno Tammaru Eesti Keskkonnateenustest. Palun, Bruno. Aitäh, tere. Mind on täna kutsutud siia rääkima siis jäätmekäitleja rollis ja hetkel ma siis esindan EKT Ecobio Maardu siis biojäätmete käitluse tehast, kus siis toodetakse köögisööklajäätmetest biometaani ja veel rohkem toodetakse tegelikult digestaati, mis on siis kääritusjääk, mis läheb põldudele väetist asendama, kunstlike väetist asendamaks. Kuulates seda eelnevat juttu, mis on üsna keeruline ilmselt omavalitsuste jaoks, siis kahjuks mul ei ole nagu häid uudiseid, et läheb veel keerulisemaks. Et kui me räägime nagu siis Ecobio näitel, mis on nagu tehas ja võiks olla potentsiaalne osaleja siis sellel hangete turul, siis meie nagu omalt poolt tahaksime rõhutada, et hankekorraldajad, kes te käitushankeid tegema hakkate, see kõik on uus ja ilmselt praktikas tulevad need kogemused ja teadmised, aga kui kuskilt nullist alustada, siis kindlasti on mingi kindlad punktid, mida peab nagu arvestama. Et loomulikult on see räägitud, et köögisööklajäätmed võib ka kompostida ja mida lähemal seda parem, siis kui me nüüd mõtleme selle peale, et teisipidi selle käitusprotsessi tulemusel pidi või eesmärk on, et köögisööklajäätmetest saab kõik ringlusse võetud, siis juba see nagu on niisugune utoopiline nagu eesmärk, et tegelikult ei saa mitte. Ma ei taha võib-olla komposti nagu nii-öelda detailist praegu minna, et just nimelt, et ma räägiksin praegu hetkel siis EKT biometaani tootmise nagu protsessist, et millega seal nagu tuleks arvestada, kui hanget nagu üles panna või ütleme seda hanke tingimusi kokku panna. Alustaks võib-olla siis sellest, et tehastega on selline nagu probleem, et nad on tehniliste piirangutega. Et seal on kindlasti mingisugune maksimaalne aastane kogumis või käitusvõimekus ja vastuvõtuvõimekus. Ja see omakorda on piiratud kuu, nädala ja päevadega. Ehk siis tehastes on reeglina nagu kindel suurusega bunker
ja sinna saab kindla koguse jäätmed ühel päeval nagu sisse anda. Ja ega liiga palju neid puhvervariante nagu ei ole. Kindlasti on tehastel tehnilised eripärad. Kui me räägime siin jäätmete ringlusse võtust, siis kui me vaatame, mis on köögi sööklähme definitsioon, siis seal on kindlasti näiteks selliseid jäätmeliike, mis tegelikult, millest ei saa tegelikult toota biogaasi. Näiteks kondid või munakoored või pähklikoored või mingisuguste mereandide karbid ja koored. Lihtsalt sealt ei tule välja midagi. Ehk siis see muutub nagu tehase protsessis ikkagi võõriseks ja seda ringlusse võtta tegelikult praktikas ei ole nagu võimalik. Et juba seal tuleb see error sisse, et määruse järgi me peaksime 100% võtma nagu kõik ringlusse, siis nii ei ole. Ma ise ei tea täna nagu Eestis ühtegi sellist kompostijat, kes näiteks suudaks kondid või need samad merekarbid nagu ära kompostida nagu mõistliku ajaperioodi jooksul 100%. Teadupärast konte võib leida nagu 100 aastat tagant on ju kuskilt loodusest ja ikka nad on alles. Et nende tingimusti peab nagu siiski arvestama, et käidelda saab neid jäätmeid, millest on midagi teha ja see kehtib tegelikult nii kompostimise puhul kui biometaani tootmise puhul. Tulles veel nüüd selle tehase nagu eripärade juurde, siis ülikeeruline on tagada tehasel, eriti kui tal on veel mitmeid lepinguid, sellist paindlikkust, et igal ajal võib tuua ja nii palju, kui tuleb. Et ka näiteks need eeldatav kogused on üks nagu, ütleme, suur küsimärk, et väga paljud omavalitsused ei tea, palju neid jäätmeid tekib. Jäätmete tegelikult liigiti kogumisega võivad ka need jäätmed kogused ju muutuda võrreldes näiteks eelmise ajaperioodiga. Aga seda peab nagu ikkagi siis arvestama need hanketingimused, kui nüüd need muutused lepinguperioodi jooksul tulevad. Et kuidas siis nagu seda muutus käsitletakse, et see paindlikkus peab nagu jääma. Et lihtsalt näide, et kui eeldati, et tuleb 1000 tonni aastas, aga tegelikult hakkab tulema 2000 tonni aastas. Et siis see on piisavalt nagu suur nagu muutus, kus tehas, kellele ressurss on piiratud, peab ütlema, et ma ei saa rohkem vastu võtta. Või siis, kui lähme veel detaili, siis võib näiteks nii juhtuda, et kusagil piirkonnast, toome näiteks Saaremaa, ja nemad tahavad tuua ainult näiteks esmaspäeviti ja reedeti jäätmeid ja hästi suures koguses. Et ka see võib tegelikult tekitada nagu tehasele, on ta siis suur ja väike tegelikult ikkagi nagu probleeme, et ka see paindlikkus peaks jääma, et ikkagi on võimalik selle vedajaga kokku leppida see logistika ja veopäevad. Ja siin tulebki mängu see, et väga hea, kui omavalitsus on olemas selline ümberlaadimisjaamalaadne nagu asi, kus on tegelikult võimalik siis neid logistikaid koordineerida ja planeerida. Et muidugi hanketingimustes võib kirjutada igasuguseid asju sisse, aga praktikas ilmselt neid ei ole võimalik täita ja see tähendab seda, et kas sinna hankele ei tule üldse keegi osalema või tuleb ka ainult üks, kellel siis tõesti konkreetses piirkonnas on võimalik seda teenust vastavalt tingimuste pakkuda. Edasi, kui käitlusmahud nagu ei ole, siis ütleme planeerituga või eeldatuga kooskõlas, siis lihtsalt võib juhtuda see, et tehas peab nagu pidurdama jäätmed voogu või kui tehas läheb nagu katki, mida nad alati lähevad, ei ole näinud kunagi ühtegi niisugust tehast, mis ei läheks katki. Seal on loomulikud hoolduspausid, mis on ette prognoositavad, aga seal on ka sellised ootamatud seisakud, et siis on küsimus, et kuhu siis sellel ajal jäätmed nagu lähevad. Jällegi lihtne on öelda, et las käitleja siis vastutab selle eest ja tehku, mis tahab, aga siis peabki hanketingimustes ette nägema, et siis on võimalik neid jäätmevooge suunata operatiivselt ja mitte niimoodi, et sellele peab eelnema mingisugune pikk protsess, et nõusoleku saamine, loa saamine, menetlemine ja siis otsustamine. Et vahepeal võib tekkida see, et lihtsalt autod jäävad siis seisma kuskile ja ei saa enam jäätmed üle anda ja ka koguda neid jäätmed samal ajal. Et see paindlikkus peab olema, et kui tekib mingisugune tehniline tõrge, et siis neid jäätmed saab suunata mujale ja kui see on põhjendatud.
Mis siis veel? Võib-olla siis räägiks natuke sellest, et kui need hankelepingu või hankedokumente hakkas kokku panema, siis seal on väga palju detaile, et millele võib-olla nagu ei oska nagu alguses tähelepanu pöörata, ja kui need hanked on juba avaldatud, siis tekivad nagu võib-olla vaidlused ja arusaamatused. Et kui on võimalik mingi legaalne nagu viis, siis ennem neid hankedokumente proovida kooskõlastada võimalikult laias ringis, et need võimalikud arusaamatused ja vaidluskohad varem ära siis vaielda ja selgeks teha, et mitte hiljem siis hankedokumendi avatud ajal siis kuskil Riigikohtu vaidluskomisjonis või veel hullem kui kohtus neid vaidlema hakata. Et see tegelikult etapp on siin ju korraldatud jäätmeveo algusaastatel läbi käidud ja tegelikult sealt on nagu palju õppida, et tegelikult ei pea neid asju vaidlema kuskil komisjonis, vaid tegelikult saab neid hankedokumente liifida palju nagu varem ja siis võib-olla ka hiljem neid vaidluse vähem on. Võib-olla siis veel üks nagu nüanss, mis on nagu lepinguline küsimus, millest täna ka väga palju räägitud, on see, et kui hankija seda hanget koostab, siis on üks pool on see, et jäätmed on käidetud ja tagatud nende siis nõuetele vastav käitlemine. Aga teine pool on ka see, et kui nüüd tekib lepinguline suhe sellel käitlejal ja vedajal, et siis kuidas toimub see arveldamine, et kuidas on käitlejal tagatud see, et ta saab käidletud jäätmete eest kokku lepitud tasu. Et siin ei ole nüüd täna olnud juttu sellest, et kas KOV on selle käitlusest tasuja või on see vedaja, et mõned siin hankedokumendid juba, käitlushankedokumendid on ringi tiiranud ja need on väga erinevad, ja Tallinna linn on ju praktikas juba ammu korraldanud ka varasemalt käitlushankeid eraldi. Et need praktikad on eraldi erinevaid, aga lihtsalt, et selle peal tuleb mõelda, et kuidas tagada käitlejale stabiilne siis rahavoog, et käidletud jäätmetest on võimalik tasu saada. Sest vastasel juhul tegelikult võib käitleja jaoks see teenusosutamine väga, väga ruttu nagu läbi saada, sest kui raha peale ei tule, vedaja mingil põhjusel ära ei maksa, siis küsimus ongi, kuidas siis käitleja saab käidelda jäätmed ja neid makse maksta võib-olla selle jäätmete käitluse teenuse pealt riigile. Veel käisid läbi see vooderdruskottide teema ja üldse võõriste teema. Et siin ka tahaks nagu võib-olla tähelepanu juhtida sellele, et kui neid võõriste protsente määrata, siis peab olema nagu hästi läbimõeldud see, et kui see võõriste protsent on suurem või tegelikult on veel üks mõõde, et kui jäätmete sees on sobimatud jäätmed, ma nimetaks seda sellisena. Ja võib-olla veel täpsem nagu nimetus see, et kui jäätmete sees on sobimatud jäätmete nime all, siis ütleme ohtlikud jäätmed või siis jäätmed, mis kindlasti sellesse protsessi ei sobi või ei tohi sattuda. Et ütleme, võite ette kujutada, kui köögisöökjäätmete hulgas on mingisugused ravimid või mingi kemikaalid, siis see on, ütleme, tehase katastroof on ju. Või ka näiteks see lihtsam asi, kui sinna pannakse nagu väga suuri kände või puujuuri, mis võivad teha see nii-öelda väga kiiresti rikki ajada. Need on jäätmed, mida kindlasti me peame nagu ju eemaldama ja kusagil mujal käitlema. Et see tuleb nagu hästi läbi mõelda, kuidas see protsess siis ikkagi käib, on, et kes kellele maksab, mille eest, kui sellised juhtumid tulevad. Et ühes hankes ma nägin siin, et võõrised võib olla 5% köögisöökjäätmete sees, sealhulgas ohtlikud jäätmed, et lihtsalt kõlab nagu selliselt, et 4% neid ohtlikud jäätmed võiks nagu stabiilselt olla, et aga see ei ole nagu kindlasti ju mõeldav ja ilmselt ka ei olnud hankija nagu algne mõte, aga lihtsalt tõlgendades seda hankedokumenti, siis niimoodi võib läinud lugeda. Et need on niisugused olulised asjad, mida peab hankija juba ette mõtlema, et kuidas nendes olukordades käituda, kuidas neid tekkinud olukordi lahendada
et siis kõik osapooled saaksid võrdselt koheldud ja ausalt koheldud, et see on nagu oluline. Ja ega vist rohkem ei oskagi midagi nagu rohkem öelda täpsemalt, et kui on küsimusi, siis proovin vastata. Aga kindlasti on ka see meie jaoks uus olukord ja võib-olla lõpetus ütlengi seda, et küll me oleme proovinud täna Eestisse teist biometaani tehas ka ehitada, aga hetkel see pole õnnestunud ei asukoha nii-öelda kohta võimalike lubade ja kinnituste saamise taha kinni jäänud see protsess ja teisipidi oleme ka proovinud taotleda nagu nii-öelda riigiabi selle tehase ehitamise, sest tänases äriplaanis ilma abita selle tehase ehitamine majanduslikult ära ei tasu. Et hetkel on tõesti niimoodi, et kui tuleb homme mõni hange välja, siis ja kui see ei ole selline piirkond, mida me täna juba teenindame ja neid jäätmetena käitleme, siis meil täna osaleda pole võimalik, sest et tehase maht on ammu täis ja käitleme ise väga palju jäätmeid mujal, nii-öelda siis prügilates kompostimise meetodil neid jäätmeid, mida me kogume siis veoturult. Ehk siis tegelikult täna meie näeme küll seda, et pigem on selliste käituslahenduste puudusturul ja ka siin see tabel, mida enne näidati, et kellel on need litsentsid, siis enamus neist on ju väga spetsiifilised tehased, kus köögisööklajäätmeid ja aiaaeluste jäätmeid vastu ei võeta. Et tegelikult hetkel on see käitlusressurss üsna piiratud nendel nõuetele ja tingimustele vastav, mida siis hankija eeldab. Aga minu poolt kõik. Aitäh! Nii, suur tänu sulle, Bruno. Meil on siin mõned küsimused ka tulnud. Ma loen need ette, et siis on sul lihtsam vastata. Et selleks, et mitte vedada lõpuni täitmata biojäätmete konteinereid, on KOV seisukohalt okei, kui lisatakse ka haljastu jäätmed, lehed, rohi. Kas teie ettevõtte tehnoloogia seisukohalt on see vastuvõetav? Ehk siis, et köögisööklajäätmetega koos kogutakse. Sain küsimust aru. Et tegelikult ta on ei ja jaa. Et kui hästi spetsiifiliselt minna, siis me kindlasti aiahaljaste jäätmeid EcoBio-tehases ei soovi saada. Ja seal on hästi lihtne põhjus, et meil täna on see kogemus olemas Tartu linna näitel, kus on see täpselt nii, et köögisööklajäätmete mahutites on lubatud koguda ka aiahaljaste jäätmeid. See praktikas on see kujunenud niimoodi välja, et need aiahaljaste jäätmed sisaldavad ülisuurel määral mineraalseid jäätmeid, mis on siis, ütleme, riismetega kaasa tulevad kivid, puuoksad, kõdunenud puulehed, et need ükski tegelikult ei sobi sinna tehase protsessi. Sinna sobiksid rohelised jäätmed põhimõtteliselt, aga nüüd leida selline nagu kompromiss, et sinna köögisööklajäätmeteks ainult need rohelised satuvad ja mitte pruunidega koos kividega mullaga, mis ju iseenesest ju komposti tootmise mõttes väga hästi sobivad. Et siis meie nagu eelistus ikkagi on, et KOV-id ikkagi hoiavad neid kahte jäätmeliiki lahus. Niimoodi saavutame nagu nii-öelda maksimum ringlussevõtu määrad, sest tõsi on see, et aiaalustusjäätmetest on võimalik väga kvaliteetset komposti toota ja väga, ütleme siis, ma ei taha öelda 100%-lise nii-öelda tulemusega, ütleme sinna väga lähedale. Ja teisipidi, kui me vähendame sellistes keerulistes nagu EcoBio-tehas on keerulistes protsessides kivide ja muude niisuguste probleemsete jäätmete nagu osakaalu, siis see tehnoloogia töötab kauem ja nii-öelda neid seisakuid on vähem. Sest ütleme tänases niisuguses praktikas me saame iga päev kuskil seal 60-70 tonni kohta, mis me jäätmeid käitleme tehases päevast, saame iga päev seal tonn kuni 2 saame kive ja selliseid mineraalseid jäätmeid nagu separeerimise kaudu kätte. Et tegelikult neid on väga palju seal sees ja kui me nagu lubaksime seda ka edaspidi, siis pigem see on probleem. Me teisipidi tahaks nagu öelda seda, et minu meelest me peaks liiga palju mõtlema selle peale, et oi, et minu see köögisööklajäätmete konteiner võib-olla täitub selle veopäevaks ainult 3% võrra. Sellest ei ole midagi katki, sellepärast, et
selle konteineri ju tühjenduse hind on reeglina nagu kas suisa tasuta või noh, sente. Et tegelikult isegi kui me mõtleme, et see konteiner võiks olla poole väiksem, siis seda senti veel omakorda pooleks ajada, nagu sealt enam mingit tulemust väga ei tuleks. Ja teisipidi, ega neid söökläätmeid ju tekib ka ajas ju erinevates kogustes, et kui on mingi suurem seltskond tuleb kokku või mingid riigipühad, siis me näeme, et need kogused kasvavad tegelikult kordades. Ja mõnikord tõesti, kui inimesed sõidavad ära kodudest kuskile puhkama, siis neid on vähem. Aga see teenustasuna nagu ju ei muuda pere eelarvet ei midagi. Sõltub sellest, et kas sa maksad siis 10 senti või 20 senti kuus nende jäätmete üleandmisest. Praktikas täna need hinnad sellised on. Nii, siis on küsimus selle kohta, kui oli jutt sellest, et võiks laias ringis kooskõlastada need hanketingimused enne hanke väljakuulutamist, et siin on küsimus, et kes oleks või mis oleks see laiem ring. Ja praktikas on tegelikult täna seda tehtud ka varem, et Sermeli kaudu on palutud siis kommenteerida erinevate spetsialistide osapooltele, et dokumenti projekt on siin, et palun laske see sõelepõhjaks või tehke sinna asjalikke ettepanekuid. Et mina ise olen, kui alati Margit on mulle sellise asju saatnud, siis ma olen ise proovinud ikkagi leida selle aja ja need läbi lugeda ja oma kommentaarid siin anda ja olen kuulnud teise ka. Aga võib-olla veel mingisuguseid kohti, kus selliseid, ütleme, neid kooslusi teha. Et ma arvan, et kui me räägime siin 2-3 aasta pärast, siis see enam ei ole vajalik. Et praegu just, kui me alustame, et siis hetkel nagu kõigi jaoks on see väga uus, et võib-olla ka saab siin ministeerium aidata kuidagi seda protsessi juhtida, et neid rehasi ja komistuskive oleks seal tee peal võimalikult vähe. Sest jah, ma toon selle ajalool tagasi, kui mina ka sattusin siia selles sektorisse 2024, kui just alustati seda korraldajäätmeveoga. See esimesed 5 aastat me istusime nagu VAKOs ja me olime kõige suurem klient seal vaidlemaks siis nende hankedokumentide üle ja hanke otsuste üle VAKOs. Et täna neid vaidlusi, ma ei mäleta, millal me VAKOs viimati käisime, pole vist 4 aastat käinud enam. Ja enne seda ka nagu väga harva. Aga kui see algusest nagu see tuli, see uus süsteem, uued reeglid, uued seadused, siis tegelikult oli väga-väga palju neid arusaamatusi ja vaidluskohti. Aga täna nagu on siit nagu õppida sellest minevikust, et miks seda teha nagu kusagil nii-öelda juriidilise vormis, vaid seda saab ju teha ka lihtsamini. Siis on kommentaar, et kõige õigem on neid küsimusi esitada ikkagi riigihangete registris ja kohalik omavalitsus saab oma hankedokumente ka jooksvalt seal muuta kuni kindla tähtajani siis. Ja ma saan ise meie poolt nagu öelda, et me ise püüame jälgima olukorda ja püüame ka seda käitlushanke juhendit siis vastavalt täiendada just nimelt, et vältida neid igasuguseid viivitusi vaidlustustega ja nii edasi, et omavalitsustel oleks lihtsam ja ka käitlejatel lihtsam pakkumist teha. Ja siis on küsimus, et kas KOV peaks käitluslepingu tegema siis igaks juhuks mitme kohaga, kui üks võib mingil hetkel minna rikki või lepingus peab olema kirjas, et käitleja ise võib viia kuhugi mujale need jäätmed, kui ei saa mõistliku aja jooksul käitlusesse võtta. Ma ise eelistaks just seda viimast jah, et see paindlikkus võiks nagu olla, et kui on ikkagi tehases mingi rike, siis on selle tehasel võimalus nagu siis ise leida see alternatiivne koht. Et just tuginen sellele ühele hankedokumendi, mida ma siin lugesin, et seal oli selline sõnastus, et kui on selline olukord, mida me just praegu räägime, siis on vaja nagu, ütleme, erandkorras ja kooskõlastas omavalitsusega ja edasi. Et lihtsalt me teame, et see kooskõlastav protsess võib olla väga pikk, et tegelikult see paindlikkus võiks olla ikkagi selle sama käitleja ja lihtsalt hankija aktsepteerib seda, et sellist olukordi võib tulla, siis need alati tulevad, kui me räägime tehastest. Prügilate puhul võib-olla neid on vähem, komposttootmise puhul võib-olla neid on vähem, sest seal on alati niisugused puhvertsoonid on ju, kui me räägime komposttootmise väljakutest ja nii. Nii, siis on järgmine küsimus, et kui teie jaamal on maksimaalne võimekus saavutatud, uute raamade rajamine on kulukas, kas teie või ministeerium omab ülevaadet, millisel sertifitseeritud kompostijal või käritusjäägi tootjal on hetkel üldse vaba mahtu? Et minul hetkel seda ülevaadet ei ole, aga selles mõttes kohalikud omavalitsused ka ju ei hakka järjest, tähendab korraga kõik ju neid hankeid tegema, et
et ei ole seda olukorda, et kõik tahavad korraga oma mingit lepingut sõlmida väga suure koguse peale. Et ma ei tea, kas EKT poole pealt oskate ma võib-olla ka kommenteeriks jah, teistel seisel. ma kommenteeriks just võib-olla meie poole pealt, et me oleme ka vedaja rollis ja täna me tegelikult ju enamus lepingutes oleme ise see, kes otsustab, kuhu need köögisöökjäätmed ja AI-jäätmed on ju suunata. Et tegelikult me ise täna seda logistikat ju planeerime, et selles mõttes meie nagu nägemus on see, et need jäätmed, mida täna käitleme, on ju, ega siis, kui need ühel hetkel lähevad hankesse, et siis me tuleme ikkagi loomulikult ka sinna hankesse. Lihtsalt see minu näide oli see, et kui näiteks täna Narva linn on ju otsib köögisöökjäätmete käitspartnerit, siis kahjuks me sinna minna ei saa. See oli lihtsalt see minu viide. Et lihtsalt meil ei ole nagu seal võimalik neid jäätmeid koguses, see planeeritud koguse vastu võtta. Kindlasti mitte siis Ecobio tehasesse või siis me peaksime kellegiga nagu siis kellegi jäätmed suunama kuskile mujale. Et see on see reaalne olukord, et ma tahtsin viidata sellele, et hetkel on see olukord suhteliselt kehva ja kui ühtegi uut tehast ehitada, siis see olukord ju kehtab veel 2-3 aastat enne, kui optimistlikult mõni suurem biogaasitehas võiks veel turul tekkida. Kompostimise tehnoloogiad on lihtsamad. Kompostimist, kui nagu on võimalik ära sertifitseerida ja on usku, et köögisöökjäätmetest saab sertifitseeritud komposti, siis neid loomulikult on võimalik kiiremini turul tuua ja neid võimsused suurendada. Aga jah, hetkel nagu ma tahaks öelda seda, et liiga palju seda ressurssi üle ei ole. Nii, aga siin kirjalikult rohkem küsimusi ei ole, et kas on kellelgi veel suuliselt küsimusi Brunole? Kui ei ole? Tekkis. Margit, palun. Minul ei ole küsimus, aga mul on ikkagi kommentaar selle komposti tootmise kohta, et siin ütleme viimase aasta jooksul on meil komposti tootjaid, kes ei ole tooteohutus- ja kvaliteedinõuete mitte täitmise osas sertifikaati saanud. Nii et see on teema Bruno ütles väga ilusti, et neid on kompostitootjaid on võimalik kiiremini turule tuua, aga ikkagi siin on seesama, et nad peavad nõuetele vastavat komposti ka tootma ja selleks nad peavad teatud tegevusi tegema. Mul on teada ettevõtteid, kes on taotluse sertifitseerimiseks esitanud, aga asi on jäänud just selle ohutuskvaliteedi näitajate tagamise taha. Nii et seda tuleb ka kindlasti arvesse võtta, et see ei ole üldse nii lihtne, et tulen ja kohe toimetan. Tahtsin kommenteerida, et ma küll rääkisin siin Ecobio tehase nagu näitel sellest tehnilistest muredest ja nii edasi. Samal ajal me tegelikult oleme ka sertifitseeritud komposti ja Aardlapõllu prügilas aastaid seda tööd teinud ja tegelikult see meie kogemus on selline, et ega selle köögisöökjäätmete nii-öelda sisendist komposti tootmine on ülimalt keeruline ja meil on olnud korduvalt neid olukordi, kus meil nii-öelda selle sertifitseerimise protsessi käigus meie toote nagu ei vasta nendel nõuetele, mille ta vastama peab ja oleme pidanud ümber tegema ja ümber käitlema ja ka praaki saatma päris palju, sest tegelikult see sisend on väga nagu keeruline ja ikkagi ma ise olen veendunud, et komposti tootmine väga okei aiailastujäätmetest ja sinna saab ka siis mingil määral seda köögisöökjäätmeid või on mõistlik mingil määral seda aktiivina sinna sisse panna. Aga kui mõelda selle peale, et keegi teeb lihtsalt ühe kompostimise tehnoloogia toob turule ja hakkab köögisöökjäätmeid sisendina kasutama, siis pigem on see, mida Margit ütles, et seda ei saa sertifitseerida, et see materjal ei ole liiga hea täna. Et see on lihtsalt meie praktikute nagu nii-öelda kogemusel seda räägin täna. Võib-olla keegi mõtleb midagi paremat välja, kui meie seda teinud oleme, aga hetkel meie kogemus on niipidi, et köögisöökjäätmetest väga edukalt saab teha biometaani toota.
ja aiaelastujäätmed võiks siis jääda siis kompostimise nii-öelda lahendusega ringlussevõtu eesmärgidega. Nii, aga aitäh sulle, et sa olid nõus siin täna rääkima, tutvustama oma poole pealt. Ja nüüd annaks sõna Kaupo Järvele, kes saab siis Iru poole pealt rääkida. Eeldan, et segaolmejäätmetest siis eelkõige. Tere ka minu poolt, jah. Et Enefiti nimel siis ja Enefiti kontekstis siis Iru elektrijaamast käib siis eelkõige jutt täna ja sellest, et Iru elektrijaam siis kasutades jäätmeid kütusena igapäevaselt siis pakub siis sellist energeetilise taaskasutuse teenust siis nendele jäätmetarnijatele. Aga võib-olla siin viimase esinejana niisuguses kindlas ajaaknas, et nii mõnigi teema, millele ma mõtlesin viidata, sai siin kas selle juhendi punktide arutelu juures üle räägitud või ka Bruno poolt mainitud, et ma siin nüüd natuke korrigeerin neid mõtteid ja mõnda asja võib-olla meil on ühisosad siin ka sarnaselt biogaasitehasega, et nendel ma tulen ka kohe tagasi, aga Iru niisugune üldine printsiip omavalitsustele teadmisteks, kes ei ole siin kohapeal käinud, et esiteks meie uksed on selles mõttes avatud, et teatades kindlasti leiame niisuguse aja, et kui on huvi tulla vaatama, kuidas see jäätmete energeetiline taaskasutus siis tegelikkuses välja näeb, et siis tasub kindlasti ühendust võtta ja soovitatavalt ka enne neid uusi hankeid, et saate võib-olla ka selles mõttes täpsamini aru, et missugused need ühed või teised piirangud nagu iga tehnika puhul siis jäätmepõletusjaamas reaalselt on. Ja võib-olla mõnel piirangul ma täna peatun, et just ka hangete kontekstis aru saada, et selline elektrijaam on samamoodi automatiseeritud valdavalt tehnika ja tehnoloogia, mis tähendab, et tõesti, et tehnika vajab hooldamist ja aeg-ajalt toimub ka selliseid äpardusi, mis ei ole planeeritud, ehk et kui jaam jääb seisma, siis sellel hetkel midagi muud me nende jäätmetega siin kohapeal teha ei saa ja hangete kontekstis seesama küsimus, et kindlasti tasub ette mõelda, et missugused õigused ja volitused on siis jäätmekäitlejal operatiivselt reageerida ja suunata vajadusel tema juurde kokku lepitud jäätmeid ka kiirkorras siis nii-öelda asendustäitmiseks kuskile teise jäätmekäitleja juurde, et kelle õigus see on ja mis protseduuride alusel see siis peaks toimima. Et seda Irus kindlasti tuleb ette ja kõige levinum on see, et me jaam siis on planeeritult iga aasta tegelikult suvekuudel 3 nädalaks hoolduspausile ja selle hoolduspausi ajal me vastuvõttu saame tagada ainult väga piiratud mahus nii-öelda selle punkri kapatsiteedi ulatuses, kuhu neid jäätmeid siis maha kallatakse, et ja iga 5-6 aasta tagant on see seisak veel omakorda pikem, et näiteks eelmine aasta me seisime siin 6-8 nädalat, et see kindlasti piirab meie võimekust nii-öelda universaalselt 100% tagada siis kõikide tonnide töötlemine nii nagu ta valdavas osas on. Ja mida see seisak veel siis tähendab, et tehniliselt, et kui me siin keskmiselt 30 tonni jäätmeid põletame ühes tunnis ööpäeva ringselt siis ja siis kahjuks on nii, et kui nüüd vahepeal seda põletamist ei ole toimunud, siis uuesti taaskäivitades, et siis ei saa kahjuks põletada 40, 50 või 60 tonni tunnis, et seda vahe kuidagi nagu tagasi teha. Et see kindlasti on üks niisugune piirang, mida tasub teadvustada. Ja võib-olla veel üks niisugune trend, et siin on palju juttu nendest numbritest, et kuidas jäätmekogused ajas nüüd muutuma hakkavad, nii segaolmejäätmete kui liigiti kogutud jäätmete koguste puhul siis nagu kasvutrendid, teise puhul siis segu puhul siis langustrendid.
et noh, Iru jaama vaates on veel üks aspekt, mis meie nii-öelda käitlemisvõimekust mõjutab, et noh, kui me täna põletame aastas summaarselt siin 230 kuni 250 000 tonni jäätmeid, et see on selline number, mis sõltub ka selle jäätmete kütteväärtustest, et nii, et mida noh, nii-öelda kuivemaid ja paremini ja kõrgema kütteväärtusega jäätmed me siin põletame, siis summaarselt seda vähem me tegelikult põletame, et väga kiiresti noh, seal võivad need tunni põletamismahud seal 27-28 tonni tunnist tasemele kukkuda, kui on periooditi jäätmete kütteväärtus kõrge. Ja noh, neid jäätmed samuti kuhugi mujale nii-öelda panna ei ole, et eks me peame oma planeeringutes siis kogu aeg nii-öelda nende puhvrite ja piirangutega siin arvestama. Aga võib-olla nüüd hangete kontekstis konkreetsemalt ma veel noh, peatuks ka sellel teemal, mida Bruna ka korra puudutas, on just see lepingute õiguse pool, et kui nüüd need käitlushanke koostöölepped tekivad käitleja ja omavalitsuse vahel ja sellel hetkel ei ole teada, kes saab olema ka see konkreetne vedaja, siis noh, üks asi, millel tasub mõelda, on just see, et see sama vedaja kohustus kindlasti on nende käitlejale toodud nii-öelda jäätmete, noh, kas siis vedaja kohustus või kuidas see lahendatud on, kelle kohustus on tasuda nende jäätmete eest, et ka siis need mehhanismid, et juhul kui seda raha ikkagi tähtaegselt ei maksta, siis noh, ütleme lepingusuhe omavalitsusega võimaldab võib-olla öelda, et noh, et me ei võta nüüd vastu, aga otselepingu puudumine käitleja ja veda vahel, noh, et mis on need mehhanismid, kuidas siis see kohalik omavalitsus reguleerib seda, et need olukorrad leiaksid kiire lahenduse ja ei takistaks nagu seda igapäevatööd, on ja. Et need on võib-olla asjad, mida peaks omavalitsus ette nägema ja käitlushankes juba võib-olla siis kirjeldama, et missuguseid tagatisi või mehhanisme ta kavatseb siis ka selle rahade laekumise kohustuse katteks nii-öelda uues veohankes vedajale panna. Ja teine pool siis noh, kõik need tasakaalud ka, mis puudutavad tulevastes hankelepingutes need õigusi ja kohustusi, et trahvimäärad ja ka tagatise määrad ja kõik need, siis need proportsioonid hoolikalt läbi mõelda, et noh, ka tutvudes siin mõne värskema hanke tingimusega, et noh, need vastuvõtu kohustused näiteks käitlejale, et mis aja jooksul ta seal auto vastuvõtu peab tagama, mis on igati arusaadav ja õige, et noh, et siis vaadata, kas need trahvimäärad on ka selle noh, teenuse ja rikkumisega proportsionaalsed, et kindlasti mõelda sellele. Ja noh, võib-olla uus selline teema meil tänapäeval sellest andmevahetusest on siin palju juttu ja muutused on tulemas ka läbi selle pistriku. No, üks aspekt Irust rääkides on veel see, et me oleme ka liigitume nii-öelda elutähtsa teenuse osutajaks ja siis tulevad ka teist tüüpi veel aspektid, noh, kas või turvarežiimidest tulenevalt, et täna, kui leping on potentsiaalis eduka hankepakkumise puhul omavalitsusega, et siis kindlasti tuleks ka ette näha, et kuidas siis see vedu teostav ettevõtja oleks ka kohustatud järgima neid käitleja poolt kehtivaid reegleid, on ju. Mitte ainult omavalitsuse ees, vaid käitluskoha reegleid järgides ja esitama siis vajadusel kõik ka need protseduuridele vastavad andmed käitlejale. Et see on üks aspekt, millega oleme siin ka aeg-ajalt natuke kokku puutunud, et võib tekkida erimeelsusi või olulist täpsustamisvajadust. Ja noh, veel kord, et kui nüüd COVID tulevikus teevad ära
väga suure töö nende hankedokumentide ettevalmistamisel, et noh, minupoolne soe soovitus on küll, et üks väike asi seal lõpus veel teha, et need hankijad, keda oodatakse hankele, et selles samas riigihangete registris saab ka väikse nupuvajutusega tegelikult teavitused pärast hankedokumentide avaldamist teele panna, et noh, sellest kindlasti on abi, et kui ootus on, et saadakse parim pakkumine konkurentsi tingimustes, et siis kõik nii-öelda potentsiaalsed konkureerijad oleksid aegsasti kursis, sest noh, muidu võib juhtuda, et sellise avastatakse neid hankeid hetkedel, kus juba näiteks ajaakeni ei võimaldagi pakkumist kokku koostada ega esitada. Et selline tähelepanek veel. Aga kuna aega liiga palju ei ole, et siis võib-olla kellel on mingid olulisi küsimusi, et siis ma saaksin täpsustada. Nii, aitäh. Kas on kellelgi küsimusi praegu kirjalikult, ma siin ei näe? Võib-olla keegi suuliselt soovib küsida? Ei soovita, mul olid vastused valmis. Nii tekkis kirjalikult, et millised peaksid olema seadusandlikud tingimused, et Iru põletaks ainult Eesti olmejäätmeid. Küsimus on tingitud sellest, et oli info, et Irus põletamiseks ostetakse jäätmeid välismaalt, kuid Eesti prügilad täituvad. No igasugust infot on ja erineval ajahetkel on seda infot, et kindlasti on olnud aastaid, kus Iruga on toonud jäätmeid väljastpoolt Eestit, et täna me võime küll öelda, et 99% ulatuses me opereerime täna Eesti jäätmetega ja noh, kas seda on vaja eraldi veel seadusandlikult reguleerida, noh, kui me võtame ikkagi eelduseks, et kogu see maailm liigub selles suunas, et saabub selge päev, kus neid jäätmeid ei ole enam nii palju vaja põletada Eestis, mis tekib, siis noh, jaama opereerimise vaates ma arvan, et oleks ikkagi ka mõistlik jätta need alternatiivid, et jaam saaks täismahus tööd jätkata näiteks ka siis importides. Aga noh, selge on ka see, et nagu ma siin piirangutest rääkisin, et läbi nende igasuguse 1 tonni põletamise võimekuse ikkagi summeerub mingi kindel arv tonne, mida Iru saab käidelda, et võib tõesti juhtuda, et jäätmeteke on suurem kui see Irus käideldav tonnide arv ja see tähendab nii, et on täiesti loomulik, et tuleb ka teisi käitlusviise kasutada segaolmejäätmete puhul ka. Et ei pea vajalikuks seadust muuta selles osas. Nii, väga hea. Aitäh. Ma ei näe nüüd, et oleks rohkem küsimusi tekkinud, aga ma selles mõttes suur tänu sulle, Kaupo, ka, et sa olid valmis täna siia rääkima tulema, et kindlasti KOV-ide jaoks täiesti uus teema ja uued suhted saavad loodud ka Enefitiga. Et väga tore. Aga nüüd meil on 5 minutit aega, et avaksin mikrofoni, et meil on siin ka teisi käitlejaid või käitlejate esindajaid kuulamas, et kas on teil võib-olla kommentaare, midagi, mida tahaksite omalt poolt veel siia lauale tuua või ära märkida või on kellelgi veel mingisuguseid küsimusi üldisi. Et siis nüüd on see võimalus. Tundub, et vist ei ole küsimusi või kommentaare, et siis nagu ma alguses ka ütlesin, siis selle käitlusteenuse hankejuhendi mustandi plaanime saata nüüd järgmise nädala alguses kõigile kohalikele omavalitsustele ja käitlejatele ja Ermelile kommenteerimiseks, et siis palume ka mõelda nende olukordade peale, mis võivad tekkida KOV-idel siis oma
oma konkreetse olukorra peale ja tuua siis kommentaare või märkusi, et mida veel selles juhendis võiks käsitleda või kui teile tundub, et mingi asi on teostamatu, et siis ka seda võib seal välja tuua, et püüame seda juhendit siis hoida sellisena, et sellest oleks reaalset kasu kohalikele omavalitsustele. Nii, aga siis, kui rohkem kommentaare ei ole, siis suur tänu kõikidele, kes täna esinesid ja kes tulid kuulama ja siis järgmise kohvi hommikuni. Aitäh teile!